miks me oleme sunnitud siis kriisiolukorras üldse kodust lahkuma? Vahepeal lihtsalt tuleb sihuke asi ette ja me peame tegema seda. Neid põhjuseid on 3 tükki. Kas tõesti riik on andnud meile konkreetse siis evakuatsioonikorralduse? Meil on otsene oht meie elule, ehk siis meil võib olla kodus tulekahju, veelekked või on mingisugused sissemurdmised, mis sellises olukorras tegelikult on täiesti tavalised asjad. Ja kolmandaks on igasuguste erinevate teenuste katkemine. Siis need on need põhjused, miks me peame kahjuks kodust lahkuma nendel momentidel. Jah, te võite seal olla veel natukene aega, aga kui kaua te see vastu võite pidada, ei oska seda öelda. Üleüldiselt, kuidas me peaksime liikuma, ütleme siis kriisi või evakuatsiooni olukorras? Kõige parem on minna turvalisse kohta, ehk siis teil on juba varasemalt kokku lepitud või siis tehtud oma mingisuguse seltskonnaga selline, kuidas siis nüüd öelda, nagu kokkulepe ja läbi katsetatud mitmeid kordi neid stsenaariume, mis reaalselt võib juhtuda. Ehk siis te teate täpselt nendel momentidel, kui te enam kodus olla ei saa, ehk siis kuhu te peaksite minema. Teiseks on eraldi ka kogunemiskohad meil olemas ka linnas, aga sealt me jõuame tagasi ka selle esimese punktini, kus meil võib olla oht ka meie elule, et kas see kogunemispunkt on nüüd nii turvaline, me ei tea seda. Sellises olukorras kõik on 50-50. Anarhia tekib linnas väga kiiresti, vägivald, vargused, kõik muu selline. Lisaks tasub otsida alati sellist kõrgemat ala. Meil Eestis, jah, okei, need on natukene küll vähem, aga on võimalus ka leida miskit, kus siis olla kõrgemal ehk siis üleujutustest ja kus on parem ülevaade kogu sellele, mis reaalselt toimub. Kuidas me saame vähendada riske linnas, kui me oleme sinna jäänud? Kõige parem on ikkagi vältida neid rahvarohkeid kohti, sest mida rohkem on inimesi, seda rohkem on ka igasuguseid erinevaid huligaane, vargaid ja nii edasi, nii edasi. Proovime alati liikuda väiksemates ja vaiksemates tänavates. Kindlasti tuleb vältida öist liikumist, see kehtib nii ellujäämise, bushcrafti ja üldiselt kriisiolukordade koha peal. Kui sa liigud koos oma perega, siis see on nagu kõige turvalisem variant, sest mitmeid silmapaare päästavad alati elusid. Kõige targem on hoida ka madalat profiili. Madal profiil tähendab seda, et sa ei näe välja nagu mingi totaalne militarist, ilge prepper, ehk siis proovike olla niisugune hallimehe stiil, ehk siis sa sulandud sellesse ühiskonda. Ja selle jaoks on ka meil eraldi siin minu ees seljakott, mida Stig-Ander Bushcraft koos Lätis oleva firmaga pagaut.eu-ga on koostööd hakanud tegema. Ja me oleme proovimas nüüd seda, et me saaksime tuua selle koti Eestisse, kuna sellel kotil on olemas kõik need asjad, mida sul on vaja, et üle elada 72 tundi. Ja nüüd, kui me jõuame ikkagi selle juurde, et mis siis meil linnas on need konfliktid ja asjad, mis tulevad, ongi, kus toimuvad igasugused rüüstamised, sest nagu teadagi, inimene kahjuks hakkabki kehtima inimese puhul tegelikult see termin, sõna zombi, ehk siis inimene, kes jahib seda toitu ja varustust taga, see ei pea olema see, mida me filmides oleme näinud, kahjuks nii see on ja nii see olema jääb. Igasugused kaklused, konfliktid, rahutused, liikluskaos, ummikud, et neid tasub meil vältida igat moodi. Milline võiks olla siis ka see kott, ehk siis evakuatsioonikott, mis sul on juba valmis pandud, kuigi samas meil juba on see tegelikult olemas, lihtsalt tähtis on see iseendale soetada ja see kott üle vaadata, võib-olla soovid sa seda isegi täiendada, sest hetkel see kott on tehtud ainult 8 kilo. 8 kilo ei ole palju kanda.
soovituslik on jah, seal 5–10 vahemikus, mis on ka tegelikult täiesti okei. Aga kui sa oled pidevalt liikumises, siis need kaalud hakkavad päris palju rolli mängima. Mis võiks siis olla selles kotis? On kindlasti vesi, mis on juba siin olemas, toit, mis on juba siin olemas, esmaabi juba siin olemas, dokumendid me võtame eraldi kaasa, me lisaks kirjutame ka veel informatsiooni selle jaoks, mis on kirjutamise jaoks ka olemas, tähendab, on kirjutamise jaoks olemas ka asjad siin sees. Märkmikud, igasugused muud kontaktide siis lehed ja pliiatsid, kõik asjad on siin olemas. Valgustus jälle olemas. Meil on pealamp siin olemas, pluss lisaks meil on 10 000 milliamprine akupank, millel on ka veel eraldi valgustus küljes olemas siis. Sidevahenditeks me kasutame siis telefone, raadiosaatjaid, raadioid. Raadio on siin olemas. Samuti ka me saame kasutada oma märkmikuid selle jaoks, mis on selles kotis olemas. Ja hügieenitarbed. Siia sisse on pandud eraldi nii naistele kui meestele, nii siis habeme ajamiseks, naistele ka teatud momentideks on kõik olemas. Soojad riided. Selleks, et siia kotti soojad riided panna, oleme siia kotti suutnud tekitada siis eraldi 13-liitrise siis kuiva kotti, ehk siis mis ei lase vett läbi. Ehk siis tagavarriided on sul alati kaasas olemas. Väiksed tööriistad. Siin on olemas siis tööriistade alla me liigitame, siin praegu on labidas, siin sees on nuga, siin on nöörid, kiirkinnitid, saed, kõik siuksed asjad, mida teil on vaja selleks olukorraks, et iseendale ehitada kas siis peavarju, mis on ka tegelikult sellel kaasa pandud, aga topelt ei kärise, siis on kõik selleks võimalik olemas, ehk siis saagida endale mingisuguseid kaikaid peavarju jaoks, kinni neid siduda, teravaks teha, nuga on ka veel enesekaitsevahend teatud olukordade jaoks, mida muidugi ei soovita koheselt enne. Ja kuidas nagu üldse seda kotti kasutada? Ära paki liiga raskeks, nii nagu ka eelnevalt juttu oli, hoia teda kuskil siukse 5, 7, 10 kilo vahel, et sa jõuaks teda ise kanda. Võta see kaasa alati, kui tunned, et sul olukord on läinud ohtlikuks või sul kästakse evakueerida jah. Et siis on vähemalt see sul alati valmis ja käepärast. Number 1 soovitus, ära eputa oma varustusega. Aga me jõudsime selleni, et sellises olukorras kahjuks meil toimuvad vargused ja vägivallad. See kott jääb täpselt sellise militaristliku ja tavalise koti vahepeale, ehk siis niisugune Greimann või Hallimehe stiil. Ehk sa ei torka kohe kõigile silma. Ja number 1, kanna kotti mugavalt. Kes ei tea, kuidas panna endale matkakotti või siis sellises stiilis kotti selga, siis selle jaoks me võime teha täiesti vabalt ka eraldi siukse video või väikse koolituse, kui kellelgi on soovi, ehk siis kommentaariumites me palume, et te paneksite selle kirja. Miks on see kott üldse hea? Seda kotti on nagu välja töötatud 1,5 aastat. Selle kallal on siis tegutsenud Lätis olevad ellujäämisinstruktorid ja sõjavägi. Ehk siis neid on ka katsetanud tavalised inimesed juba. Ehk siis, et kõik vajalik oleks siin sees olemas. Siin on täielikult läbimõeldud sisu, kvaliteet, vastupidavus sellele varustusele, kerge kaal, kõik on kaasas kantav. Ta on modulaarne kott, asjad, eriti veel tööriistad on eraldi kottidesse pandud. Ja mida see kott nagu tähendab sinu, kui siis ütleme 72 tunni ellujäämise puhul või see evakuatsiooni ja kriisi puhul ongi see, et see on ajavõit ja see on meelerahu. Sa tead, et sul ei teki mingisuguseid muresid, et ma pean hakkama kodus otsima, kus mul on see asi, kus mul on need asjad. Sul on kõik juba tegelikult selles kotis olemas. Mida ma soovitan? Minge sellele lehele pagaut.eu, vaadake sealt
välja 72 tunni premium kott. Need, kes tellivad meie koodiga Stigander selle koti, saavad veel lisaks ka sellise mõnusa lebomati kaasa, et sa ei peaks täiesti külma maa peal pikutama. Püsige turvalisena, varustage ennast, olge valmis, me ei tea kunagi, mis praeguses maailmas juhtuda võib. Näeme järgmises videos.